meie jälle siin. Jah, jõu. Jõu. 6. podcastis. Ilmselt selle hooaja siis viimane. Sellises formaadis, vähemalt. Jah, aga never say never. Kindlasti, võib-olla. Või mitte kindlasti ei saa öelda, aga võib-olla veel mõne teeme. Kuidas jõuame? Kui hoogsalt hooaeg pihta hakkab, eks paistab. Ühesõnaga, Anu, pane oma intro tööle. Jah, endiselt ei ole pähe õpitud see värk, aga meie oleme siis agronoomia nurga, podcast, whatever, plantkast. Ja nii me siin oleme siis, lahkame põllumajanduse palavaid teemasid. Sama palavaid, kui see leklamp täna meil välja annab. Seda saab nagu reguleerida. Seda saab timmida. Saab timmida ja saab nagu täis leeki teha siia. Mida sinisem leek, seda teravam. Tulisem tuli. Ja nii ongi. Aga meie siis lahkame siis selliseid päevapoliitilisi teemasid põllumajanduses. Seekord võtaks siis luubi alla nii-öelda uue hooaja plaanid, kuna hooaeg on uksele koputamas. Kohe algamas, loodetavasti ja nii ongi. Mis seal ikka? Taaskord, nagu meil kombeks on, juba büromanid, nagu me oleme. Aga professionaalid on ju ukse taga ootamas. Absoluutselt. Ikka leeklambiga küünal ja... Meil on midagi muutunud ka. Mis on muutunud? Süüa pole. Süüa ei ole, selle me sõime ära. Ja endiselt suusad. Ja... See ikkagi mul on hinge peal. Piim sai otsa. Piima meime ära. Jah, nii hea oli. Pole rohkem finantsi. Ja pole finantsvabad ja rohkem piima meil praegu pole. Aga võib-olla järgmine kord siis läheb paremini. Jah, ühesõnaga... Hakkame otsast arutama. Hakkame otsast pihta, on ju. Kuule, sul on mingid suuremad elukad siin kuradi kui asjad. Sul on erilased. Sa oled erilased talveunes suutnud äratada. Jah, see on midagi uut. Tegelikult on mingid suuremad, mingid porilased on siin lendu läinud, on ju. Kus me pihta hakkame? Siis hakkame siis sellest pihta, et hooaeg on ukse taga või hooaeg on tegelikult juba alanud, on ju. Mis see tähendab meie jaoks on see, et no personal life for us for a very long time period. Mingi ole tegelikult ju hullu. Ma loodan, sinul peaks ka uus hooaeg olema oluliselt ägedam, parem, eks näis. Sinust on saamas ka, ma saan aru, vanem agronoom. Pea agronoom. Jah, kui sa nagu nii ilusti tahad öelda, siis jah, tõsi, et sellest osas mul on siis väike nagu help või backup on olemas. Asjalik poiss. Kuigi ta on minust vanem, aga poiss ikkagi. Siis, et jah, kui sa seda vaatad, siis tead, et sind on märgatud. Sind on märgatud ja ei, praegu kõik sujub ja kõik on väga hästi, eks näis, kuidas siis hooaeg kujunema hakkab, aga sellest siis juba võib-olla hiljem on ja võib-olla näitame, kui ta ei karda kaamerat, siis võib-olla lasen tal ka natukene paar sõna öelda, et muidugi raha eest. Ja aga jah, uus hooaeg algamas, käimas, mida iganes. Et esimesed tööd tegelikult, mis meil on, läga laotamine, vähemalt minul kindlasti, et nii kui kuupäev kukub, on ju, 20. märts on selleks siis kuupäevaks, kuna siis tohib hakata sõnnikut laotama, vedelsõnnikut, on ju, kui seal on klauslid ka juures, on ju, et kui seal ei ole liig niiske keltsa või jäätund ei ole, lund ei ole, on ju, et kõik siuksed terminid on ka seal
käivad sellega kaasas, miks noh, see on kõik nii ära reguleeritud, et noh, jumala eest mitte midagi ei juhtuks, on ju, noh, arusaadav ka, ega meil ei ole ka mõtet sinna nagu panna midagi, kui see sealt põllult nagu minema läheb, on ju. Et nii see on ju, noh, ega siis ongi, ega siis ootame juba seda põldude tahenemist ja väetamine. Esimesed ringid juba tahavad, taimed juba küsivad, on ju, et kus on vatiis. Täpselt veel, mämm, niid. Et varsti hakkavad mässama. Aga jah, ei tõsi ta on, ega sama teema, selles mõttes ikkagi loomakasvatusega seotud võlud ja valud nii-öelda, et sõnnik, on ta siis vedel, on ta siis tahke. Et mõlemat on tegelikult ju jah, ja ega selle tahesõnnikuga ka täna ega taha temaga väga nagu viivitada selles mõttes, et kuhu tuleb teda nii-öelda adraga maa sisse natuke peita, et siis väga hiliseks ei taha selle tööga jääda, muidu kuivab ära muld meil, aga väga hullu ei ole selles mõttes, et küll jõuab ja eks saab siis näha, millal need põllud vastu võtma hakkavad jah, et tõesti siin taliviljade väetuse ring on selline päevade küsimus tegelikult, et vaikselt peab niimoodi hakkama panema. No mina ma arvan, et sina ei pea nagu niimoodi panema, sa saad panna ikka labidaga, mina pean panema niimoodi. Ei, point on pigem selles, et kas on mõtet kohe panna niimoodi labidaga, nii et pigem paneks nagu niimoodi, lihtsalt sellepärast, et eelmine aasta natuke liiga hästi võib-olla meeles veel, aga noh, eks me teame, et kas vana asja meenutab selle silm peast välja, aga ma pigem läheks esimese ringiga natuke niimoodi rahulikumalt peale, noh, eks see peab natuke muidugi vaatama ka, mis siin need ilmataatide prognoosid ka nagu on, et millal see põud meid siis see aasta kummitama hakkab nii-öelda. No nagu sa ütlesid mingis meie podcastis, et noh, meil on kelts ja siis on kohe põud. No põhimõtteliselt. Nii ta kipub olema. Aga jah, selles mõttes, et esimene laks natuke tagasihoidlikumalt. Vaatame, mis üldse tulema hakkab, enne kui hakata nii-öelda kohe nagu lahmima, et jah, selles mõttes tõesti kogustega, noh, selles mõttes saab väetada nii, nagu on tarvis, mitte nii nagu nagu võib-olla jah, siin. Ega meil ongi, taim on üldjuhul väike, kuigi meenutas eelmise aasta pikka sügist, siis tegelikult taimed on võrsunud tegelikult päris hästi, on, et tegelikult seda mass ja juurekava ja kogu seda teemat seal on, et see aasta võiks isegi tegelikult natuke suuremate normidega minna kui eelmine aasta, on. Ilmselt küll jah, selles mõttes, et eelmine aasta sai tõesti nagu see esimene ring tehtud väga nagu tagasihoidlikult, et siin sai minna nii-öelda valemiga 27,4 on ju, siuke 100-150 kilo tegelikult, et lihtsalt nagu noh, tõesti kui võtta nüüd lämmastik ümber, siis nagu polegi midagi on ju. Aga see nagu nii-öelda 5 päevaga või nädalaga ikkagi tegi pildi nagu hästi selgeks, et kuhu on mõtet veel panna ja kuhu mitte on ju. Ja täna õnneks nagu seda nii-öelda võimekust on jagada nii-öelda neid väetusringe, et ei pea päris kõike nagu korraga ära panema, noh, eks siin on ka tuleb nagu jälle bürokraatia ja seadusandlus natuke ette, et ega tegelikult üle 100 kilo lämmastiku toimeaines me ei tohi ka korraga tegelikult põllul anda. Kõik, mis läheb üle 100, tuleks anda juba nii-öelda jaotatult, eks ole, et eks seal on selles mõttes ka mõistlik, et taim kohe kõik ei omasta niikuinii, et kevad on meil võib-olla pika vinnaga ka siin ja siis tõesti on seda leostumist võib-olla rohkem kui muidu oleks. Et selles mõttes mina pigem jätkan oma seda jagatud. Isvinite, ma vaatan, mis see pitsu teeb. Võta pitsu tuppa sooja, mis ta külmetakse. Tasa. Meil on kohalik karu valvab. No ühesõnaga, jah. Tööohutuse spetsialist. Jah, ta nii pitsu ei ole, ta on siuke
Kareli suurune. 70 kilo on ju, jah, ta kaalub rohkem kui mina on ju, et noh, sihuke normaalne pauka või noh, maadel ta. Nagu võib ka häälest kuulda, et häält tal on. No meil on jah, siin mingid rebasepoisid käivad ja kitsed ja noh, Loomad, soopark. Mingi jah, elukaid veel on ja siis noh, ta näitab, et noh, ei ole nagu mõtet siia tulla, on ju. Aga jah, Anul väga õiged näited siin selle lämmastiku kasutamise kohast on ju. Aga tegelikult, kui meil on tegelikult see tehtud, see esimene väetusring on ju, ega siis juba tegelikult on ka vajadus taimekaitse järgi on ju, et mõned hilisemad nisud siis, mis said hiljem külvatud on ju, et neid siis võib-olla natukene aidata võrsuda on ju, et siis kerge sihuke väike see starter back on ju, neile kerge lehekas on ju, leheväetis siis on ju, et kui nüüd natukene vitamiini. Jah, täpselt on ju, et kõik me ju seda tahame on ju. Ja jah, noh, siis juba need asjad lähevad nagu kulutulena edasi sealt kõik tööd järjest, et külvid, maarimised. Ega kui nisu nii-öelda järgi aitamine saab tehtud, siis tegelikult vaadates eelmist aastat, siis tegelikult isegi otradega läks möll enne lahti. Minul vähemalt, ma ei tea, kuidas sinul. Ei, noh, ega ta ongi siuke. Aga noh, eks see oder on ka selline, et noh, eks seal võib jooksvalt nii-öelda vaatama, et kui palju ja kuidas sinna täpselt nii-öelda panustada, et tuleb panustada, muidu korjad vaipa pärast on ju, aga selles mõttes väga tohmida ka ei tasu, pigem jah, nagu suruda seda nisu, et nisu on meil täna natukene võib-olla selline müügiartikkel ka nii-öelda, et seda nagu tasub natuke rohkem nagu pushida, et oder läheb vähemalt meil nagu üldjuhul otse nii-öelda loomasöödaks. Et seal on nagu natuke mõistlik vaadata seda rentaablust ka, et ta tuleks enam-vähem siukse normaalse hinnaga siis kätte ka, et seal ma nagu ei näe pointi teha mingi 3 ringi, 4 ringi hullu mingit taimekaitset värki-särki, et seal nagu tõesti teha lihtsalt niimoodi, et noh, umbrohud ei lööbi ja uppi ei lähe väga ja selles mõttes, et saab ta nagu normaalselt koristatud ka, et seal noh, selles mõttes ülearu tohmi ei tasu teha, et väga õige. Pigem, ja sul on muidugi raps ka, mis hakkab kohe nagu, mis tavaliselt on? Kas sul on maamis seal juba pritsid väljas või? Jah, ikka loomulikult. Et sitikad ja sätikad ja mis seal kõik on, et. Jah, kõik see elu tahab saaki käest ära süüa. Ühesõnaga, mentaalselt ei ole veel valmis selleks, aga see selleks. Nii, aga Anu, kas teie ettevõte ostab tarvikud ära kohe niimoodi põmm, et mul on aasta jooksul vaja täpselt nii palju väetist, nii palju taimekaitset, et kas te ostate kohe ära või jaotate mingite osadena või siis vaatate mingi teatud perioodi tagant, nädalate tagant vaatate nagu seisu üle ja siis teete mingeid järgmiseid asju või? Noh, nii ja naa, selles mõttes. Mingit sellist, ma ütleks vist ülearu kindlat käekirja nagu ei ole. Selles mõttes ma olen muidugi väga vähe olnud ka, selles mõttes, et ma ei oska seda võib-olla ajalugu väga kommenteerida, selles mõttes väetise koha pealt pigem katsume sättida sinna, kui see hind on nagu kõige mõistlikum, magusam ja madalam nii-öelda. Et väetis nagu kohe lattu esimesel võimalusel nii-öelda ära soetada mõistliku hinnaga. Ja just see hind on nagu seal oluline tegur nii-öelda. Et väetis pigem, ma ütleks, on meil ikkagi juba nagu lukus sügisel nii-öelda kogused. Kogused on välja arvestatud, ikkagi suht koht enam-vähem täpselt. Ja noh, seda kulub meil ka palju, sest me väetame ka rohumaid ikkagi, sest rohu sööda kvaliteet on vaja tagada ja väetamine täna on nagu see, millega saab seda kvaliteeti tagada.
Taimekaitsekeemia on natukene keerulisem teema selles mõttes, et noh, eks need hinnad on nagu nad on. Hinna mõttes võib-olla oleks mõistlik varasemalt asjad kokku osta ära . Aga mina nii kõva selgeltnägija täna ei ole. Et mina julgeksin a la jaanuarikuus lukku panna 100% või 110% oma taimekaitseplaanidest . Et pigem kindla peale minekud on olemas täna lukus. Olid siin juba tegelikult veebruarikuus suht koht lukus. Aga niisugused jooksvad probleemid, kui tekivad, siis nendega tegeleme ikkagi jooksvalt. Et kogemus on minul näidanud varasemalt, et ei tasu nagu jaanuarikuus ei tea, mis sul juhtuma hakkab paraku. Kuigi palju nagu aimad on, aga selles mõttes jah, mingeid väga niisuguseid kitsaaknaga, mingeid siukseid väga spetsiifilisi asju mina ette kindlasti tellida ei taha. Sest et need kipuvad ikkagi jääma lattu seisma. Sest et õigel pritsimishetkel siis on sul, ma ei tea, liiga tugev tuul või sul saab või sul on mingi põuastress või mis iganes. Et meil neid äärmusid erinevatel aastatel on ja mina sellist riski, kui nii võib öelda, endale nagu võtta ei taha. Nii et palju rahulikum on ka. Ja täna tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui mingi jama sul lööbib, siis rohtu on nagu kohe kähku võtta. Ja leheväetistega on niisugune teema, et midagi on olemas. Midagi peaks vaatama juurde. Aga praegu nagu, pigem see on ka nagu siuke jooksev teema, et kuna meil on nagu läga valemis, siis meil on suht tugev Mendelejev nagu olemas. Eks ta lehe kaudu kindlasti mingitel oludel omastab elementi kindlasti palju paremini. Aga eks see on ka, see on pigem siuke jooksev teema, et igast variante nagu saada ja tegelikult neid jamasid nagu lööbib nagu käigu pealt oluliselt rohkem kui nüüd niimoodi, et kuule ma siin novembris ennustasin, et meil tuleb põud ja siis ei saa mingit elementi kätte ja siis tuleb lehe kaudu anda. Et seda ma pigem ei harrasta, et pigem jah, käid ja jälgidki ja kui on mingi teema, siis reageerid vastavalt sellele, et jah, kuidas sinul? No meil on natukene teistmoodi. Kui Anu ettevõte on siis siuke nagu ei saa mitte paremal järel, aga nad võib-olla siis teevad siukseid suuri otsuseid teevad juba siis nagu varem, siis meie teeme, ütleme, et mis puudutab väetist, kõik on enam-vähem siuke jaanuari lõpp, veebruar, et siis me hakkame tegelema sellega, et võtame erinevaid pakkumisi ja nii edasi. Ja taimekaitsega on nii, et ei telli üldse. Jah, ei telli mahe täitsa. Ei, taimekaitsega ka ootame ära, kui mingi veebruari lõpp, märtsi algus siin need hinnakirjad, uue aasta hinnakirjad välja tulevad ja siis alles hakkame nagu vaatama ja siis on nagu enam-vähem on nagu näha ka, mis see nagu talv on teinud, et kas siis saab sealt mingeid asju nagu välja jätta või on nagu mingeid probleemi ja ilminguid asju, mida on nagu vaja teha, et siis me tegeleme sellega pigem siis siuke väga vara kevadel või siis väga hilis talvel, et siis see siuke vahepealne periood on, et talv ta ei ole kevad, et siuke see agronoomide kõige imelikum aeg üldse nagu. Jah, see nagu põhimõtteliselt kõik on nagu tehtud, peaaegu nagu kõik on valmis ja siis veel nagu kuidagi vegeteerid veel ära selle aja ja siis nagu pedal to the medal, et all in kogu aeg . Ja jah, ega samamoodi need tegelikult taimekaitse
seega on pigem olnud nii, et või noh, nüüd koroona, kui meil oli see koletu viirus, on ju, see mingi bakter, ei olnud bakter, viirus oli, viirushaigus oli, on ju, ja ei olnud bakterit, on ju. Viirushaigus, siis sellel perioodil olid küll, et niimoodi, et kui sa ostsid, ütleme, et sügisel ostsid kevadeks asju, et siis sa said nagu odavamalt, sest siis toimus see nagu mingi ilge hüpe igast asjadega, no vahet ei ole, noh, meil seal taimekaitse, noh, praegu räägime taimekaitsest, on ju, aga vahet oli seda autot, tavaline auto, mingi kasutatud autode turg, on ju, traktorid, kõik asjad tegid mingi meeletu, mingi jumpi, on ju, noh, kosmosesse, on ju, et noh, krüpto käis ka seal, noh, miljonites või noh, peaaegu 100 käiski 100 000 juures käis Bitcoin ära nii-öelda, et noh, uskumatu tegelikult, mis siis nagu mingi sihuke väike mingi noh, hald ja tolm nii-öelda siis loomad. Koduloomad. Et mis see siis tegi, on ju, et noh, eks kõik me ju seda aega võib-olla mäletame, on ju, et võib-olla ei taha mäletada, aga noh, ikka mäletame. Mis oli too, et kui Väetsind käis ka 1000 lahe? Ei jaa, Väetsis käis ka tonni peal ära või noh, 1000 € tonn, on ju. Noh, muidugi Viljahind käis ka korra seal nagu laes ära ja siis tegelikult see oli sõjaaeg vist. Sõjaaega, noh, koroonasõda, seal oli kõik samal aegselt nii-öelda, et noh, kõik asjad mõjutasid seal kõiki ja lõpuks ei olnud nagu mitte midagi. Ja nii on. Siis aga jah, noh, kuna me ka üldjuhul kasutame ainult nagu lämmastikväetsi, et kompleksväetsi meil pigem ei ole. Pitsu teeb siin häält. Et kompleksväetsi meil ei ole, kuna läga on all ja siis otseselt ei ole nagu vaja, võib-olla mõned kaugemad põllud, mis siis noh, jäävad siis ilma lägata enne neile, siis natuke anname kompleksi, on ju, et ka mingid hullu me panema ei hakka, on ju, et teeme lihtsalt oma ära ja nii ta ongi, on ju, nii ta läheb. Ja siis loodad parimat. Jah, täpselt. Aga jah, selline see hooaja algus saab olema, on ju. Eks kindlasti tuleb sellest siukseid väikseid videolõike ja nendest meie tegemistest nii siis siit Põlvamaalt kui ka siis Kesk-Eestist, on ju, et teeme. Jätkame ja siis juhatab meid sisse ka meie siis järgmisse teemasse, nimelt siis AN ehk siis agronoomia nurk, on ju, meie aastapäev on 31. märts. 31. märts. Siis üks aasta. Üks aastaring saab täis. Tehtud. Jah, meeletult huvitav aasta, ütleme, et meeletult tegelikult raske. Kogu seda värki nii-öelda teha, on ju, sa teed oma tööd, on ju, siis teed mingit nagu videot, on ju, sa teed mingit editit, on ju, et noh, siis lõpuks oli nagu jumala nagu sassis, on ju, et sa ei saanud aru enam, mis nagu lõpuks nagu toimus, on ju, et kui me peaks seda nagu kahekesi nagu tegema, on ju, et meil ei ole Dianat, noh, siis noh, ütleme, väga keeruline oleks, kui mitte pea võimatu. Jah, Diana ikkagi lõpuks nagu eraldab terad sõkaldest lõplikult nii-öelda, et meie siin võime oma peaga nagu mõelda, et jube ägeda asja tegime ja jube ägeda loo nii-öelda või noh, asja, on ju. Aga tegelikult võib-olla on täis kräpp, on ju, et siis meil on päris palju musta materjali. Jah. Ikka väga palju. Aga selle valguses tegelikult jätkame agronoomia nurga kui siis selle kanaliga, on, et mis täpselt saab, kindlasti kõik sellised asjad juhtuvad tegelikult väga orgaaniliselt, mingid asjad, noh, on meil nagu enam-vähem nagu teada, mida mis saab või mis siis tuleb, on ju, aga jah, kindlasti jätkame, teeme ja vaatame asju vähe teise nurga alt, kui siis keegi teine, on ju, siin põllumajandusus, ma ei taha öelda influencer, see on nagu nii imelik sõna, aga siin ütleme, et sotsiaalmeedia maastikul, on ju. Noh, natukene lihtsalt võib-olla siis sihukest inside infot ka, on ju, tausta, on ju,
ütleme, et plaan laiendada ei ole, selle jaoks praegu hetkel finantsi ei ole. Aga jah, kui me võtame aasta kokku, on ju, et mis see üritus tegelikult siis meile maksma läinud on ja kui palju me oleme siis teeninud, siis ütleme, et jämedalt miinusprojekt. jah, Anu ütles selles mõttes, võttis kokku ilusti ära, et see on tegelikult puhas miinusprojekt, et zero tulu on ju. Okei, me Vihuri, tänks muidugi, Ässale andis siis selle väikse traktori on ju. Kuigi jah, ma ei ole seda ammu näinud muidugi, ma ei tea, kus see on, see on juba ka mingi axle malfunction või. See on ka võib-olla juba rattadelt ära murdunud. Jah, pooldid on, muter on katki. Aga ei, jah, see on siuke ainus asi põhimõtteliselt jah, et aga jah, kulude pool, noh, ütleme, et telefonid on meil nagu kõigil olemas, et seda ei saa nagu sinna arvestada, on ju. Noh, ilmselgelt varsti tegelikult uue ostma, sest noh, annab varsti otsad. Siis mikrid, mis me praegu siin kanname, on ju. Karelil on. Minul. No küll varsti Anul on ka, et noh, see set nii-öelda, mis meil siin praegu on, see on mingi, ma ei tea, 400 € äkki oli või. Ütleme, et siis 4 sotti, Anu teeb matemaatikat on ju siin kiirelt. 4 sotti, siis mis meil veel oli? Selge, ei lähe puhkuseni. Saab odavamalt ka, saab poolhinnaga ka. Siis gimbal on ju, mida mina siis kasutan. Ilmselgelt, eks ole, Karel on nagu oluliselt rohkem investeerinud kogu üritus. Mina lihtsalt ilmun kohale, vaata. Aga Karel nagu, noh, mina olen digihelvik ka, eks ole, ma võin seda gimbalit nagu vaadata, siis ma lihtsalt nagu mingi viskan leili sellega või nagu, et Karel on jah nagu ikkagi kvaliteet sisu loomisesse väga pühendunud. Jah, gimbal ütleme ka 3 sotti on ju. Juba peaaegu tonn on ju. Siis noh, ütleme 7 sotti mis kokku on ju, siis lisaks siis see editimisprogramm on ju, see maksab minu jaoks 400 €, ütleme, et see aasta on 400 € on see, pluss siis aastaks sai meil võetud ka siis subtiitrite versioon on ju. Loodan, et teile meeldib, ta ei puhku ei meeldib. Ühesõnaga siis see sai võetud, see maksis ka mingi 200 midagi peale on ju. Ühesõnaga pangaabi ei ole kasutanud, aga noh, ega rohkem raha ei ole ka. Nii et noh, me saaks seda asja veel nagu paremaks teha, nii-öelda, mis puudutab siis meie nagu setup'i või seda basic plaani. Siis me saaks seda, podcast'i saaksin paremaks teha, meil oleks nagu vaja normaalselt siia mikreid, siia panen suure kruviga siit lauast läbi, okei, ma ei saa panna, ei luba. Aga noh, panen mikrid siia, kõigil tuleb siia nagu suu juurde, tuleb siuke kvaliteet, siuke mikker, multicam, setup, kaamera võtab sealt, kaamera võtab siis sealt, Anu, mind, et noh, kõik siuksed asjad, siis noh, keegi klõpsib seal taga neid nagu nuppe ka, et kes siis noh, seda neid kaadreid nii-öelda vahetab, et saaks selle editimise saaks kiiremaks, me saaks nagu seda podcast'i tegelikult nagu rohkem nagu toota, kui me nagu noh, ma lihtsalt füüsiliselt praegu ei suuda nagu seda nii palju editida, et kui meil on siin üks kaamera. Aga noh, see selleks me ei virise, me teeme asju nii nagu me teeme, me oleme siin garaažis ka, et see on ka rent free, et noh, nagu me esimeses podcast'is ütlesime, et kõik head asjad saavad alguse garaažist ja noh, tegelikult on ta ka saanud, 6 episood juba ja endiselt siin. Noh, me oleme endiselt muidugi siin, aga noh, mina tegin tegelikult vahepeal ühe episoodi, tegime Renega, siis me olime lava peal, ERMis. Noh, ka tegelikult seal oli kõik siuke professionaalne valgus, siin mul on lihtsalt siuksed LED-ribad on siin, mis siis valgustavad seda, et suured mehed, suured lood. Jah, ja noh, lihtsalt see küttelahendus, mis siin on tegelikult veits lahja, et saab seda ka siin nagu parandada, et ma saaks tegelikult siia mingi eraldi nurga kuskile sinna nagu ka täiesti siukse stuudionurga nii-öelda teha. Sest jah, tsiklit ka ju enam ei ole ja
ei saa öelda, et ei tule. Kui tuleb isu, siis noh, poes müüakse neid veel, et ei saa välistada, et vahepeal hakkab nii kipitama, et tuleb nagu minna, noh. Võtta mingisugune aparaat endale ära, noh. Ühesõnaga jah, siis see meie sihuke AN-i pool, kus me oleme, kuhu me liigume, mis on juhtunud, on ju. Küll noh, esimene eesmärk tegelikult, mis ma nagu seadsin, võib-olla oligi, et aastaga võib-olla sihuke noh, ütleme, et 1000 followeri võiks olla, on ju. Me oleme noh, 20% puud tegelikult vähem. Mingi 19% ma arvan, et on enam-vähem puudu sellest eesmärgist. Või noh, see on lihtsalt minu personaalne eesmärk oma mõttes, ma olen lihtsalt mõelnud, et see võiks nii olla, aga noh, kui ei ole, noh siis noh, järelikult tuleb laua taha minna ja järelikult midagi nagu teistmoodi teha. Et noh, nii on. Siis ja mis veel? Ega plaanidest juba jah, sai räägitud. Ahah, siis merch. Seda on ka tegelikult mingi hetk on ka võimalus seda hakata tellima, on ju. Saab nii sihukest asja, kui ka tegelikult tulevad erinevad siuksed, noh, siin on ka sihuke väikse noh, logo on ja noh, ütleme, et noh, see ei ole praegu sihuke veel noh, finished versioon, aga praegu see on nii-öelda meil enda jaoks praegu tehtud, on, et see on praegu nii-öelda praegu niisugune nagu ta on, aga tuleb huvitavad siuksed T-särke, on ju. Noh, muidugi mina olen muidugi suur käpikandja, on ju, siis tuleb ka käppe, on ju, et mitte mul mingi sihuke noh, krossi teemaline käpp, nagu mul praegu on, et tuleb siis midagi sihukest nurgateemalist. Nurgateemalist jah, on ju, et seda on ju, et noh, ma ei taha öelda, ma ei taha veel ära sõnuda, aga noh, ilmselt noh, kuskil mõttes ta nagu keerleb, on ju, et tuleb väike sihuke e-poe teema, on ju. Midagi sihukest võiks nagu tekkida, on ju. Siis jah, sealt kaudu saab nagu tellida ja noh, eks ilmselt enne me teeme ka mingi sihukese giveaway, kui mingi milestone saab ära, siis me ka anname siit teeme mingi pusa või ägeda asja, siis anname ära. Näiteks 1000 followeri. Jah, teeme 1000 followeri täis ja keegi nendest saab õnnelikult. jah, see on nagu happy ending, on ju. Aga noh, mitte ending ut ei ole, aga lihtsalt happy on. Ühesõnaga jaa, et siis see pool ka meil nagu tuleb, on ju. Noh, see on muidugi üks viis ka, kuidas siis meie kanalit siis natukene YouTube'i kanalit või siis Instagrami kontot natukene siis toetada. Kuna jah, siin niimoodi noh, mu elu ju tahab ka natukene noh, elamist ja tsiklil on kütet vaja, kuigi teda ei ole praegu, aga siis noh, paratamatult tuleb mingid nagu valikuid teha, on ju. Küsimus Anule, et kas sina oled algavaks siis hooajaks tegelikult valmis ja kuidas on nii-öelda see vaimne pool? Või kuidas see üldse nagu käib, ongi see märts on sihuke noh, hapukurgikas on ja siis on nagu justkui kõik asjad on tehtud ja kõike sihukest teemat on, aga just sihuke noh, ütleme, et noh, kui saab põllule 20 märts on, et siis noh, käib stardipauk ja noh, kõik jooksevad peaga laiali või noh, pead laiali otsast jooksevad sinna põllu peale, on ju, et kuidas see üldse nagu käib või kuidas see nagu rütmi üldse saada tegelikult? Noh, suures pildis ikka vaim on valmis selles mõttes, et näiteks siin talve otsa on nagu tegeletud ju tehnika nii-öelda kohendamisega ka, et ikkagi kohe kui võimalik siis nii-öelda välja minna, on ju. Noh, vaimselt
ma ei tea, algul on selles mõttes, noh, üldjoontes on meil nii-öelda meeskond noh, sama, mis on kogu aeg olnud nii-öelda, noh, viimased hooajad on ju. Enamasti kõigil on nagu teada oma nii-öelda noh, suures pildis oma nii-öelda tööosa on ju, kes siis mida teeb. Kui on tarvis, eks me siis koolitame võib-olla mõne uue venna nagu välja ka kuskile. Et üldiselt nagu väga seda muret ei ole, et kuidas asi nagu jooksma hakkab, et eks see aprilli esimene pool nagunii on nagu ta on, et mõni hommik võib olla lumi maas, kui lähed tööle. siis on täiesti okei. Sellel päeval siis lihtsalt tõenäoliselt noh, läga näiteks ei laota, on ju. Et sellega on nagu võib-olla kõige suurem peavalu nii-öelda, et just see kevadine noh, teede lõhkumine, nagu meil siin ühes varasemas episoodis ka oli nagu teemaks, on ju. Et kevadel episood vist ei tohi öelda üldse. See episood on nagu haigushoog. jah, fair point. Aga jah, ühes eelmises osas nii-öelda ka, et kuidas siis külarahvale nagu närvidele käi, et eks see kevad pigem on ta selle poolest võib-olla natuke suurem väljakutse, kui seal võib-olla mai-juunikuu on, eks ole. Just nagu see logistika pluss veel see ka, et tegelikult paneb teede valitsus Maanteeamet, kes iganes sul lihtsalt 8 tonni märgid ette või isegi 3,5 tonni märgid ette ja siis ei liigu sa kuskile, on ju, et heal juhul antakse sulle eriluba, aga seda ka tingimustel, et ei saja ja teekatet ei lõhuta, eks ole, et nii kui ilmnevad teekatte lõhkumise märgid, nii pead sa oma tegevuse lõpetama tegelikult, et see on võib-olla selle asja juures kõige suurem nagu väljakutse. Ja noh, eks see kõikuv ilmastikuolu ka, on ju, et siin on küll juhtunud, et aprilli lõpp või isegi mai lõpp tegelikult on tulnud hommikul lumi maha ja tegelikult on su tööpäevaga nagu tehtud. Aamen, kui nii võib öelda. Et aga noh, nagu ma olen enne ka öelnud, et ega siis kõike on nähtud ja kõike on tehtud ja kohaneme ja ei ole hullu midagi. Et homme on nii-öelda uus päev ja jätkame. Et selles mõttes ma väga nagu väga ei stressa, et kõik on nagu tehtud kogu aeg saanud ilusti, et läheb nüüd päev kauem või nädal kauem, noh, sõltuvalt tõesti ei ole hullu, et peaasi, et nii-öelda väetamise taimekaitsega saab nagu enam-vähem õigel ajal tehtud ja toimetatud ja noh, eks see silo ka, aga sinna on täna veel aega, nii et siis on jah, nii-öelda kui see kevadine hullus nii-öelda läbi saab, siis mai lõpp ja silo tegu, et pigem võib-olla seal läheb siuke olukord natukene siukseks huvitavamaks, et eks saab näha. Aga ei, üldiselt võtame rahulikult ja vähegi kohe, kui kannatab, siis ikkagi täie lauluga peale ja saame hakkama, et kuidas sul on meeskond komplekteeritud, tehnika korras. Ei noh, sa võid neid tehnikaühikuid remontida seal garaaži all ükskõik kui kaua, terve november, detsember, jaanuar, veebruar, märts on ja aga ikka, kui sa lähed põldu, siis esimene päev toimub mingi aplaava ja kõik nagu põhimõtteliselt lendab nagu vastu taevast on, et siis mõtled küll, et mis nagu talvel nagu tehtud sai, et mingi nagu teibiga ja mingi nipukatega parandati asju. Nipukatega ilmselt isegi peaks kauem vastu. No jah, et noh, tavaliselt ikkagi asjad juhtuvad kohe, mingi esimestel päevadel kohe hakkavad mingid asjad nagu alla andma ja siis teed mingi siukse ajutise igavese lahenduse ja sellega tõmbad hooaja lõpuni põhimõtteliselt välja, et kus see nagu lahendus siis nagu varem oli. Aga ei, kui mõtleme mingit seda hooaja algust, siis kindlasti
see unerežiim ja kõik siuksed nagu muutuvad, on ju, tööpäeva pikkus muutub, kõik siuksed asjad nii-öelda muutuvad, on ju, et selleks, noh, me oleme juba teinud seda, on ju, seda kogemuste baasist, on ju, nagu me eelmises osas ka mainisime, seda kogemuste osa või sellist nagu teadmiste baasi, on ju, et ka nagu Anu praegu ütles, et noh, me oleme juba seda teinud, noh, mõni aasta, on ju, et siis midagi otseselt nagu uut ei ole ja kalender käib ikka ühtemoodi ja 20 märts käib nagu stardipauk ja siis on kõigil nagu silmad ruutus, no keegi ei tea, kuhu poole joosta, on ju. Aga ei, sellega me saame hakkama ja siis sul on natuke või noh, tõenäoliselt sinu hooaeg hakkabki varem pihta kui meil natuke, et no jah, me oleme siin natukene lõuna poole, et siin siuke mõni nädal on kindlasti nagu erinevust, on ju, et noh, mul on ikkagi lootus siuke 20 märts kindla, või noh, mitte kindla peal, aga noh, kui mingid suurt aplaavat siit alla ei saa, siis taevas, siis mul üldjuhul on võimalik 20 märts minna põllule, kus on nagu, põld on nagu noh, seal mitte kuiv, aga liigvett ei ole, keltsa ei ole, lund ei ole, kõik nagu klapib, on ju, noh, muidugi täpselt samamoodi me peame mingit teede olukorda jälgima, on ju, et me ei saa ju seda teed seal ära lõhkuda, keegi tahab ju oma maja juurde minna, noh, mis iganes tavalise sõiduautoga, on ju, et esirattavedu, tagarattavedu, on ju, et ei ole siin noh, okei, võib-olla siis on ka madal bemm tagavedu, on ju, noh, siis on eriti hästi, noh, siis on väike veoauto rööbas ja ongi kõik nagu finito, on ju, et jah, et siuksed asju üritame ikkagi vältida, noh, samamoodi kõik, mis puudutab seda mingi läga panekut, on ju, et ilmad lähevad soojaks, rahvas tuleb, ütleme, et siis sealt jah, ütleme, et põhja poolt tuleb seal nagu lõuna poole, on ju, siis on jah, et siis jälle on mingi, et noh, kaki haiseb, noh. No извините, no haiseb jah, aga noh, kõik tahavad ju hapukoort, kodujuustu, piima, juustu, mida iganes ju süüa. Kõik, noh, ma ei saa öelda, et kõik, aga jah. Noh, on jah, palju mingid siuksed laktoositalumutused ja kõik mingid siuksed, noh, veganid on ka meil ma ei tea, mis vahe neil muidugi on, aga. Ma arvan, et see on täiesti teemaväline, aga ühesõnaga nad on jah mingid vegetaarlased, kes ei söö nagu üldse midagi, noh. Nad söövad ainult äkki need ongi need päiksest toitujad, vaata, et tahaks ka. USA-s väga popp teema nagu ühesõnaga jah, seal on. Vaimselt on valmisolek on olemas, aga ikkagi see iga aasta kuidagi natukene mingi teise nurga alt nagu kuidagi hitib, on ju, et noh, ise et ka vanemaks on ja siis ka pead hakkama siin kell 5 ärkama juba. Noh, muidugi, noh. Sul ei lähegi nagu uni ära veel kell 5? No ütleme, et praegu veel ei lähe, aga tuleb periood, kus ma ikkagi jah, kell 5 plõks silmad lahti ja juba hakkad nagu asjadega pihta, on ju, ja nii ta on. Aga jah, muidu paneme täiega edasi ja teeme nii, nagu me oleme teinud ja üritame teha paremini kui eelmine aasta. Alati natuke midagi uut ka proovida. Jah, täpselt. Et mugavustsoonist peab vahepeal ikka natuke väljuma ka, et muidu nagu läheb võib-olla asi liiga niisuguseks. No just on, et tänane norm on, tänane rekord. Tänane rekord on homne norm nii-öelda, et liigume ikkagi selles formaadis nii-öelda edasi. Me rääksime eelmine kord siin vaata veits seda nagu innovatsiooni värki või noh, mingeid uusi võtteid või whatever, ja siis kindlasti näinud netis levimas seda pilti. Jah. Lairea vahel. Ühesõnaga pane põmm siia ka, paneme siia kätte nagu, on ju, et tundub tegelikult nagu ülihuvitav, ülipõnev. Minu teada Eestis on nagu katsestatud ka seda, siukest laia reavahet on ju mingi nisu puhul, et see on nüüd 30 inči on ju, ehk siis noh, ma panen siia nagu võrdusmärgi juurde, mis see nagu sentimeetrites teeb, et kui meil tavaline reavahe on siuke 12,5 kuni siis 16 sentimeetrit on ju, noh, erinevatel külvikutel on ju, et siis noh, see on nagu kosmos, noh, ja kui sa vaatad seda nagu
taimestikku, siis tegelikult noh. No niimoodi eemalt vaadates see näeb veits välja nagu lavendlipõld. Jah, täpselt on. Nagu minu esimene seos oli nagu lavendliväljadega. Ja siis ma olin nagu mingi, et lavendliväli. Ja siis ma nagu zoom in on ju. Ja siis ma olin nagu mingi, what the hell is this, et ma ei tea, kas sealt nagu saaki ka tuleb või? Nagu... No ütleme, et noh, nagu ma proovisin ka ju seda sükest laia reavahet rapsil, siis noh, tegelikult eesmärk sellel rapsil ei olnud see, et sealt mingid meeletut nagu saaki taga ajada, tegelikult puhas eesmärk on lihtsalt see, et ma saan nagu seemne pealt puhtalt raha kokku hoida, on ju. Mis see siis lõpuks nagu selle tähendab minu jaoks, on ju. Noh, eks seda me näeme siin hooaja vältel, mis sealt siis saab, on ju. Aga füüsiliselt, kui ma kasutan nii-öelda seda meetodit, noh, vähem idanevaid seemneid ruudule, pluss siis see lai rehavahe, on ju, et ma olen kuskil süke 20-25 eurot hektar hoian puhtalt nii-öelda selle tegevuse pealt nagu kokku, on ju. Mis see puudutab ainult seemet, on ju. Et noh, lisaks siis noh, nagu ka siis minu podcastis Renega siis räägime, et ka siuksed odavamad kasvuregulaatorid fungitsiidid on ju, et mis siis nagu kevadel tulevad, et seda nagu kulu nii-öelda maas hoida, et pigem teenida see tulu nii-öelda niipidi, kui ka minna mingit hullu väetise kullu panema, taimekaitse kullu panema, et võtta pigem kattida siis seda patsitit, on ju, ja teha see tulemus ära siis niipidi, on ju. Et ilmselt siin on nagu selline sama see on, ja kui ma vaatan seda pilti tegelikult, siis see nisu on tegelikult seal nagu päris tihe, et noh, seal on lai reavahe, õhk käib läbi, et seal võib-olla haiguste teemat, noh, kindlasti tekib ka, aga võib-olla noh, mitte nii palju, noh, nisu puhul raudselt hakkab sealt mingi umbroi veel tulema. Jaa, ma ise mõtlesin ka seda, et on nagu siuke päris nagu palju tühja maad. Jah, sest rapsi puhul raps nagu läheb nagu laiali, ta katab ära kõik oma selle pinnaga, et seal nagu ei ole see nagu nii hull teema, kui nüüd just nagu siin on. Et no eks oleme sellel ka pilku peal ja vaatame, kuidas seal nagu siis asjad kujunevad ja kui siis nagu on huvitav, siis noh, why not seda tempoga külvata, noh. Et hübriidi tegelikult väga vabalt saaks seda teha, et hübriid samamoodi ajab ennast niimoodi puhmaks ja külvinorm on ka väike, et saab väikse tempo nii-öelda külvikastiga seda väga eduliselt teha. Noh, muidugi jälle, võib-olla jälle mingi katseidee kellegile või meile endale. Jah, päris huvitav selles mõttes, et eks ta on selline nagu meil siin on hästi populaarseks ürituseks kujunenud Northern Roots, et seal ka nagu teemaks olnud kindlasti ka, kusjuures väga huvitav teema, Karel ei käinud Northern Rootsil kahjuks sellel aastal, aga tagasi juurte juurde, on ju, et teravili puhtimine, what is? Nagu klassikaline fungiga puhtimine, what is your opinion about that? Ütleme, et see ka tegelikult noh, üldises mõttes siis see on käinud ka nagu seinast seina, et noh, alustati ikkagi fungitsiidiga, siis tulid vahepeal mingid lisaained, kasutati neid mingid lisaained ka, on ju, et noh, puhtana siis kadusid jälle need nagu vahepealt ära, keegi noh, ei pidanud mõttekaks, on ju, et siis lähed vaata, hind. Jah, täpselt, et noh, ostujõud on nagu ta on, et siis lihtsalt on, siis lihtsalt tehtigi siuksed nagu otsused selle pealt, on ju, aga mina olen siuke lihtsalt palja fungitsiidiga puhtinud siiamaani. Kuid nüüd ma tegin selle katse siis selle lisaainega, on ju. Põllu peal on katse maas, kui sealt peaks tulema mingisugunegi enam saak, siis no why not, ma panen selle sinna sisse, sest kui ma vaatasin nagu juurestiku arenguid tegelikult, noh siis
noh, see on öö ja päev. Potentsiaal on selles mõttes, jah. Jah, ja noh, tegelikult samas sai katsetatud ka seda mitte siis kemikaali siis puhist on, et kasutasime siis E-Vitat, mis on siis lihtsalt, seemet on lihtsalt siis töödeldud noh, elektronidega on ju, jah. Et sealt on lihtsalt siis see haigustekitajad või noh, siis seeneosed on lihtsalt nagu siis nagu minema pühitud ja seeme on iseenesest puhas, et sealt ta nagu ei peaks nagu haigeks jääma, on ju. Noh, nüüd on see küsimus oli ka, et noh, see teine leht on ju, näiteks nisu puhul on ju, et noh, sinnamaani justkui on see keemiline kaitse nagu olemas, et kas siis nagu algstaadiumis nagu tuleb ka sinna mingi haigus peale, see aasta midagi tund, jälle katse maas, vaatame, kuidas siis on, et eesmärk ei ole nagu olla parem sellega, vaid eesmärk on olla sama, sest kui me olemegi vähemalt samad, siis me saaks ära jätta vähemalt selle keemia, on ju. Et noh, mis on minu huvi ka, et me jätaks nagu pigem seda nagu vähemaks, ei ole vaja seda nii palju nagu toppida, on ju. Ja siis lihtsalt teekski selle nagu E-Vitaga, töötleks ära need seemned ja olekski nagu hästi, on ju. Et kui see süsteem siis toimiks, siis oleks nagu maru hea, on ju. Ja noh, mis veel lisaks see, et ka, kui sul seeme peaks nagu jääma nagu kätte, on ju, siis seda seemet sa võid sööta nagu loomadele või siis sa võid jätta ta ka järgmisse aastaks, on ju, võid lattu seisma panna. Noh, taga ei juhtu midagi, on ju, okei, kui sa jätad lattu seisma taga, siis noh, ilmselgelt sinna tulevad mingid haigustekitajad, sinna tulevad, võivad uuesti peale tulla. Aga seal on see eelis, et sa noh, nagu ikka me loomakasvatajatena, noh, me saame selle lihtsalt nagu ära sööta, et see ei ole kuidagi ohtlik ega mitte midagi, on ju, et mis puudutab keemiaga tehtud ülejääki, on ju, või seemne ülejääki, siis noh, see jääb sul lattu seisma ja ootad järgmist aastat ja no siis te võite vaadata IG-s seda Instagramis seda videot, on ju, mis siis juhtub, kui on eelmise aasta seeme versus siis nagu värske seeme, on ju, et seda vahet, on ju, et mina varem polnud nagu nii drastilist vahet nagu näinud, et nüüd see eelmine hooaeg, see lõpp oli tegelikult väga huvitav. Ja noh, eks vaatame ka, milline ta siis tegelikult siis kevadel on, et kuidas see põld siis nagu välja näeb, on ju. Et jah, sihuke teema on. Aga sina, Anu, sa oled noh, nüüd Northern Rootsil käinud, ma saan aru, et sa hakkad merevetika ekstrakti kasutama ja Alpi mägedest pärit nagu vett, on ju, et. See oli väga huvitav, mis iganes alpiaasa ekstrakt. Et jah, alpiaasa ekstrakt. Alpides merd ei ole, on väiksed tiigikesed seal, jah, aga ei, päris nii drastiliseks nagu ei lähe või noh, selles mõttes äärmused nagu igas teiseski valdkonnas äärmused ei ole head selles mõttes, aga tõesti väljapool nagu väga nagu teema on see ikkagi nii-öelda see seemnetöötlus just selliste noh, toiteelementidega või nagu selliste toitelahustega, et tal oleks nagu see, no mis tegelikult ongi oluline, et sa paned selle seemne muld ära ja tal on seal mullas hea keskkond, ehk kui tal on kõik arenguks vajalikud toitained olemas seal enda juures kohe, siis tegelikult noh, tal ongi juba eelis kiiremaks arenguks ja nii-öelda tervemaks stardiks selles mõttes. Et võib-olla jah, ikkagi mida rohkem jälgida täna ongi see, et noh, mulla tervis on ju. Et hoia oma muld tervena ja siis tegelikult on sul ka see seeme seal tervem, ei ole võib-olla jah, nui neljaks teda vaja nii-öelda keemiliselt ära töödelda just nagu puhistega või fungitsiididega selles mõttes, et ma usun, et nendel välismaa tarkadel vendadel noh, eks neil saaginumbrid ja edulood on nagu taga nii-öelda, et me ei saa neid muidugi nagu lõpuni kontrollida, aga selles mõttes jutt on ilus ja miks mitte nagu katsetada selles mõttes, et kas me peaks täpselt kõik samamoodi nagu proovima, on iseasi,
aga kindlasti seal mingid mõtted nagu on. Selles mõttes, et kindlasti tasub katsetada. Et seal olid neil jah igasugused, ma ei tea, komposti leotistega töötlesid ja melassi ja mis värke nad kõike sinna nagu sisse segasid, et päris selline huvitav selles mõttes. Ja tegelikult nad on isegi hädas sellega, et tahaks saada ka rapsiseemet puhtimata, aga no ei saa. No. Et eks see, neil äkki oli isegi mingisuguseid nagu uuringutel põhinevaid nii-öelda väiteid, kus siis see fungitsiidi sattumine mulde nii-öelda tegelikult sul selle mikrofloora. Mikrokeskkonna seal nagu natuke ära keerab. Selles mõttes. Et jah, selles mõttes hästi teadlikult, või noh, selles mõttes keemiaga võib-olla ei ole mõtet väga hullu panna, selles mõttes, et teha niisuguseid teadlikumaid valikuid ja kindlasti uurida rohkem neid nii-öelda alternatiivmeditsiini võimalusi, nii-öelda, kui nii võib öelda. Ja see tegelikult võtabki meie väga hästi kokku. Episoodi täna. Haigusepisoodi. Võtame täna selle kordse osa päris hästi nagu kokku. Ja ilmselt see on siis, ei taha jälle midagi öelda, mitu korda olen öelnud, et võib-olla on siis viimane, see season hooaeg saab otsa, aga ei ole välistatud, et me teeme kuskil mujal veel. Eks me jooksvalt vaatame, kuidas meil õnnestub kokku saada. Karelil ka siin ikkagi loodetavasti on rohkem aega sellel uuel algaval hooajal või alanud hooajal. Jah, tsiklit ei ole. Aega on ta juba. Tegelikult mul on aega tsikliga sõita. Aga nii on. Ühesõnaga siis nautige seda, mis on ja jääge kindlasti meie kanalit jälgima, sest nii YouTube'i kanalisse kui Instagrami kanalisse tulevad ka erinevaid videosi. Tuleb. Hooaja seikadest, käikudest on YouTube'i võib-olla sükest rohkem tehnikaalast videosi, asju, pilte ja Instagram siis nagu sükest sisu, nagu meil siis on tulnud. Ja nagu ikka, YouTube, Apple Podcast, Spotify, igal pool on meid kuulatav ja nähtav. Nii et kindlasti kuulake ka eelmisi episoode ja tähendab osasi ja siis kui te veel pole seda teinud mingil salapärasel põhjusel. Ühesõnaga kuulata topelt igaks juhuks üle, sest raudselt me tegime mingi koblaka ja siis saate mingid midagi meile nina alla õõruda, mida me jälle mingi valesti oleme öelnud. Nagu ikka tehakse Eestis. Nagu meil kombeks on. Jah, ühesõnaga Aida ja Vallerall, Valleralla, Vallera, mida iganes. Kohtume võllul. Ja nii ongi. Jah, ja nii ongi ja peace out, young dogs. Kurat, see on pulbriga. See on pulbriga.